kõik jäävad vahepeal haigeks. Kui keegi, kes pole just võib-olla imik, ütleb, et nad ei ole, siis pole tegemist ilmselt inimesega. Aga kas olete kunagi mõelnud, mis täpsemalt on haigus? Seda, mis haigus täpsemalt on raske defineerida. Aga proovime ikka. Haigusteks võib nimetada nähtamatuid mikroorganisme, mis tungivad su kehasse, et seal paljuneda. Neid mikroorganisme kutsutakse patogeenideks ehk pisikuteks. Nende hulka kuuluvad bakterid ja viirused. Bakterid on üherakulised ja mõne mikroni suurused. Haigustest veidi eemale kaldudes ja nüüd siis ka veidi rakust. Mis on üleüldse rakk? Rakk on organismi üks väiksemaid üksusi, millel on kõik elutunnused. Rakk paljuneb ja kasvab. Rakk koosneb rakumembraanist, mitokondritest, rakutuumast ja tuumamembraanist, rakuvedelikust ning kromossoomidest. Raku sees on hemoglobiin, mis transpordib hapnikku, et rakk püsiks elusana pikemat aega ja funktsioneeriks hästi. Meie kehas leidub 2 rakutüüpi, mis jagunevad punasteks verelibledeks, mis on eurotsüüdid, ja valgeteks verelibledeks, mis on leukotsüüdid, ning need jagunevad jällegist makrofaagideks ja neutrofiilideks. Kuidas siis rakud surevad? Rakud surevad teatud eluaja pikkuse tõttu või kehasse tunginud viiruse või bakteri tõttu. Bakter toodab toksiine ja immuunsed rakud, üritates kaitsta keha, hävitavad neid pisikuid ja tagajärjeks ise hävivad. Ja tugevatel, kui neil on vedanud, siis tekib selle järjel vaid palavik, peavalu või kõhulahtisus. Rakkudest rääkides võib tekkida ka küsimus, miks oli ennem juttu haigustest? Kas haigused ja rakud on kuidagi omavahel seotud? On küll. Rakud ja haigused on omavahel tihedalt seotud, sest haiguste korral toimub sageli muutusi rakkudes. Inimkeha koosneb triljonitest rakkudest ja igal rakutüübil on oma funktsioon ja oma reaktsioon haigusele. Heaks näiteks võib tuua haigused nagu Alzheimer ja Parkinsoni tõbi, sest nende korral võivad ebavajalikud valgud koguneda närvirakkudesse ja sellega muuta nende kuju. Närvirakkude deformeerumine mõjutab nende võimet suhelda teiste rakkudega, sellega põhjustades motoorseid häireid.